tere hommikust. Kell on 7:19 ja ma olen väga väsinud. Mu nägu on väga paistes. Parandame selle olukorra. Täna ootab meid ees äärmiselt tegus päev. Sellepärast ma ka nii vara ärkan. Kõigest juba kohe lähemalt. Mul on vaja mõni sekund enne, et ma saaksin üles ärgata korralikult. Mu nägu läheb alati üli punaseks, kui ma seda teen. Ma võin kasvõi korra enda sõrme sinna peale panna ja mu nägu on sama punane. Ma teen enda hommiku näorutiini. See ei ole mitte midagi erilist. Ülilihtne. Ma ei jaksa hommikuti väga palju oma näoasjadega. Vahepeal hea ma enam jätan kõik õhtuks. Aga meil on täna bändi proov. Nüüd kui mu nägu on nii punaseks masseeritud, siis ma puhastan enda näo ära. Ma ei saa täna väga palju enda esialgu meiki peale panna, kuna ma lähen kiropraktiku juurde. Teise asjana, mida ma alati hommikuti teen, on Martite putis. Ma kasutan seda seerumit ja seoses üldse näonaha ja kõige selle teemaga. Notebreedel ees üks väga huvitav koht, kuhu ma lähen. Kui sa oled jälginud minu näonaha teemasid üleüldiselt ja kõike, kui ma käisin laseriga aknaarme eemaldamas, siis ma arvan, et see võib olla sinule väga huvitav. Kindlasti stay tuned. Mu näonahk reaalselt karjub mu peale täna ja üleüldse viimased paar päeva, sest et on see aeg iga kuu, kus ta otsustab mu peale vihastada. Nii et muidugi kõige õigem aeg filmida teile. Teeme kiire hommikusöögi. Kuna ma olen natuke hiljaks jäämas, siis ma söön ruttu selle ära. Teen kiired touch-upid ja oleme juba mineku teel. Nagu niisugune pooked seal. Igatahes, ma arvan, et ma alles nüüd saan öelda korralikult tere hommikust, sellepärast, et alguses need klipid, mis ma kodus tegin, ma poolenisti magasin ja nüüd, kui ma olen oma raksutamises ära käinud, selline mõnus vabanemine, ma tunnen, et see annab kuidagi õige alguse minu päevale ja siis äratab üles. Tahaksid iga päev teha niimoodi või? Et iga päev mõtle, kui tore oleks, kui keegi iga hommik sind raksutaks, aga ei, mul ei ole nii palju raha. Ärkame üles ja siis kõigepealt tulebki kiropraktik hommikul sinna tere. Tere hommikust, Liina. Lähme lauale. See ei ole niimoodi nüüd ka. Ma tegin nalja. Üks asi, millest ma tahtsin rääkida, ma filmin Marti kaameraga ja see kaamera on nii raske, et ma pean seda 2 käega kinni hoidma lihtsalt, sest et muidu see käib wow. Nüüd mul on natuke aega ja mul on ka tegelikult siis aega, kui poisid hakkavad oma asju üles sättima. Ma teen endale kiire meigi autos. Me saime nüüd kõik meigid asjad tehtud endale ja siis me sõidame nüüd siis loadout'i, kus me loadout'ime asjad maha. Minul ei ole mitte midagi võtta. Martil on vaja võtta tema kitarr, 2 kitarri. Mina kandsin su kitarri autosse enne üldse ära siin õienda. Minul on lihtsalt vaja mikrofonisse laulda, aga see on ka väga raske. Tahad ise laulda minu asemel või? Üks hetk kunagi kindlasti ma teen seda. Aga see aeg pole veel käes. Kes sealt tuleb? Long time no see! Kas meil tõesti tuleb esinemine? Augustis ka juba, wow! Meil on nii mõnigi tulemas. Ma olen väga hele, Marti. Kuidas ma seda parandan? Mul lemmikssärk. Ma arvan, et teeme siin, kui me arvame, et rohkem ei lähe kui 12. Tere hommikust! Ära räägi. See nädal on kõik äktid, millega ma töötan. Kõigil on kontsert. Teie praegust ei kuule mitte midagi, aga näed, ma lihtsalt panen teile kõrvaklapi siia äärde näota, nüüd te kuulete. Tutulidu. Ei kuule mitte midagi. Väga palju. Siit kaadrist saate nüüd Marti tagumikku vaadata terve aeg. Enjoy! Running without you.
Get on it. Get on it. By the way, kui te veel ei saanud aru, kus me proovi teeme, siis me teeme proovi, seal taga on tühi Alexela saal. Tada! Thumbnail! Me oleme siin täiesti tühjal laval suikses vahvas nurgas siin. Kuidas proov läinud on siiani? Ma olen armunud taas, ma tunnen nii hästi. Ma nagu ei tahakski enam vlooge teha. Tee mulle üks adumts. Ja kui sa kuuleksid, mis mu kõrvas toimub, siis ma teeks. Kuulake nüüd hoolega. Just gonna get on it. Get on it. So many days I try to keep my mind stable, but I'm not done with that anymore. Your green eyes and the way you kiss make my knees go weak, and I forget how to speak. Ja ma ei mängi seda ise. See on kõige nagu lihtsam koht, kus tegelikult panna proovile ennast, sest et see on väike esinemine. See peaks olema rohkem läbi mõeldud sellisel juhul, kuna see peaks panema metronoomid, mida me mängime sinna. Vaata, ma tahaks olla sellega rohkem ette valmistunud. Sina vead seda. Proov on läbi. Nüüd koju. Kõik vaidlused said maha peetud. Marti ei vaata, kui mul otsa enam. Hendi, ütle tere minu vlogile. Millele? Liina vlogib. Nice, tere! Ma isegi panin swipe up lingiga sulle üles. Ma ostsin mingit uut määret. Koorene puravikega. Sa vlogid mulle. I love mushrooms. Selliseid asju. Ja. Mukbang. Sa mulle tahad ka maitsta anda või? Tule. See on jõhkralt mingi kukeseene maitse ju. Puraviku. I love Nägite mushrooms. mu saimõttu väga? Ei näinud. Ei näinud. Tule siia peale. Mis sa teed? Mis sa teed? No tule. Tere, me teeme Spellaga mukbangi. Aga sina minu saia ei saa. Üks asi, mis mul on mõttes olnud, on see, et nüüd kui nii palju nagu maailm uuesti on avanenud, siis ilmselgelt me hakkame uuesti Soomes käima, mussi salvestamas. Praegu me oleme rohkem Eestis toimetanud. Sa ei saa seda. Ja mul on selline idee ja mõte teha siis vlooge aeg-ajalt Soomes käimisest, aga seda inglise keeles ja panna seda enda muusikukanale. Mu muusikukanal on ka all descriptionis olemas. Ja infonupul ka. Ma tahaks uuesti teha siis vlooge aeg-ajalt, aga rohkem just kogu selle muusika ümber, sest et ütleme ausalt, minu igapäevaelu maru igav. Ainukest asi, mis mulle huvi pakuvad, on muusikaga seotud. Tänasel päeval, vabandage, sa hammustasid mu juukseid. Ma lihtsalt valmistan teid ette, et ühel hetkel, kui ma inglise keeles vloogima hakkan, siis ärge ära ehmatage. Sest nii nagu me Soomes käime, me räägime seal inglise keeles. Kajakad. Plus ülitore. Nii tore oli minu arust see, kui me tegime selle Queen of My Own'i doki. Jällegi, kui sa ei ole näinud all descriptionis ja infonupul ja kui me selle üles panime ja siis inimesed kirjutasid mingi, et jaa, where's the English subtitles? Ma mõtlesin, et võib-olla tasub teha inglisekeelseid asju rohkem, sest tegelikult meie sõbrad Soomest näevad neid asju siis ja saavad aru ka. Vot, sellest ma tahtsingi rääkida. Rohkem mul teile hetkel midagi ei ole. Ja tisu. Wow! Tere hommikust! Me käisime eile esinemas, saate aru? Väga tore oli eile. Eile läks meil väga hästi. Täna tuleb ka tore päev. Me läheme Benu apteeki ja me läheme sinna siis tegema näonaha analüüsi. Mina olen alustanud siis koostööd Eutseriniga. Minu ema on alati kasutanud Eutserini minu kodus. Ma kuidagi olen üles kasvanud alati Eutserini toodetega ja mul on tõesti väga hea meel, et nad on valmis minuga koostööd tegema. Nüüd aga asumegi teele ja läheme vaatame, mis mu näonahaga toimub ja mis see vahva uuring siis mu näonaha kohta ütleb. Ma olen meie lävel. Esimese asjana mõõdan ära elastsuse silmanurgast. Mõõdan ära melaniini sisalduse siit käe pealt seestpoolt. Siit ka võtta. 13 praegu. Tähendab seda, et 20 minutit suudab sinu nahk ise kaitsta ennast päikese eest. Ehk et põhimõtteliselt 20 minutit sa võid olla ilma päikesekaitsekreemi. Otsa eest mõõdan nüüd rasuerituse. Rasueritused siis määravadki ära meil naha tüübi. Millal sa puhastasid viimati? Kusagil 3 tundi tagasi. Nüüd ma mõõdan niiskust. Mõõdan otsa eest, põselt ja lõuad.
niiskustasakaal on hea, aga rasvueritust praegu kõrget ma küll ei saanud. otsa eest oli ainult 12%, 40–64 on see vahemik, kus ta tegelikult oleks normaalne. Ehk et hetkel tuleb siis kuiv nahatüüp ja mis on väga positiivne, et see niiskustasakaal on paigas. Ehk et 52 tuli see, alates 50 ongi tegelikult täitsa hea see tulemus. Kohe teen valmis selle raporti. Nahahoolduse puhul ongi see puhastamine, niisutamine, kõige olulisemad ja päikesekaitse ka, eks ole. Ma arvan, hetkel ka see sama seerum, mida sa kasutad, võiks päris hästi sobida sulle. Eriti kui sa tunned ka, et see ilusti imendub su nahka ja mugav tunne. Ma olen nii excited, kõik, mis on sellised asjad, nii huvitavad mind. Iskustasakaal oli väga hea, nagu ma enne mainisin, 52. Elastsus oli väga hea, 89%, 68 juba oleks okei. Seal kindlasti tuleb mängu ka see hyaluroonhappe sisaldusega seerum. Sest hyaluroonhappe aitab meil niiskust nahas paremini säilitada ja ta ka elastsusele mõjub väga hästi. Kortsud ja kõik muu. Just. Juba hakkan mõtlema kortsude peale. Ja alates 20. eluaastast vaikselt hakkab meie nahk vananema, et siis on nüüd aeg hakata selle peale mõtlema. Seal kindlasti see päikesekaitse on ka üli oluline. Tegelikult päikesekaitset võiks aastaringselt kasutada. Ehk et talvel ka, kui on see UV-kiirgus sama tugev. Siin on siis need toodete soovitused. Kui sa soovid peita selliseid iluvigu, näiteks tavapäeval sa meiki väga palju kasutada ei taha, et siis on ka olemas selline ravitoimega peitepulk. Kergelt katab ja aitab ka seda põletikku vähendada. Seda on meil vaja. Päikesekaitsest võiks sobida mingisugune selline geelkreem. Peitepulk kõlas väga huvitav. Meil siin täitsa olemas. Seda ma tagasi enam ei pane. Välja müüdud ja. Praegu auk laiutab, aga nii ilusad ilmad, siis päikesekaitse läheb niimoodi. Kuum kraam. Got it! Käidud, tehtud, nahadiagnostika. Sellel on mitu nime. Ma enne juba vaatasin, mis ma panin. Kosmeetika raport on see, nahadiagnostika. Sest tegelikult sa saad nii palju infot siit teada, mida ma enne ei teadnud. Melaniinisaldus. 20 minutit, saad aru? 20 minutit ainult minu nahk kaitseb päikese eest ise. See on nii väike aeg. Ma peaks kogu aeg päiksekreemiga. Lähme koju. Toimetame edasi. Hello, kodus me oleme. Ja tegelikult on möödunud kusagil paar päeva, sellepärast, et ma lõpuks nüüd sain oma käed sellele vahvale päikesekreemile külge ja ma arvan, et me võime siin nüüd natukene juttu rääkida ja ma ei vloginud midagi vahepeal, sest et ma tahtsin, et see osa oleks kuidagi ilusti kõik omavahel ära seotud. Mida ma olen juba ära teinud, on see, et ma olen ära puhastanud enda näo ja selleks ma kasutasin siis Eucerini mitsellaarvett. Selles mitsellaarvees on ka tegelikult sees hyaluroonhappe, millest me siin räägime palju rohkem veel ja see on tõesti selline väga mõnus, ta ei jäta nahka liiga kuivaks või nagu kui ma puhastan kogu oma näonaha ära, siis mul on täpselt selline tunne, et mu näonahk on selline hästi nagu liiga kuiv. Pingul või kisub on see, mida ma mõtlesin. Ma ei suutnud seda öelda. Ma teen seda iga hommik, iga õhtu, et lihtsalt valmistada enda nägu päevaks ette või vastupidi õhtul siis kõik meik maha võtta ja et mu nägu oleks ööseks kenasti puhas, sest et ärge minge meigiga palun magama. See on kõige suurem asi, mida vältida. Ja nüüd aga minu kõige lemmikum seerum, mis ma alati pärast siis näo puhastamist kasutan. See on siis Eucerini hyaluroonhappega Skin Refining Serum. Mulle nii meeldib see. Mina isiklikult väga palju selliseid paksemaid kreeme kasutada ei saa, sest et mul ei saa näonahk väga hästi siis hingata ja mulle sobivad just seerumid väga hästi, kuna nad imenduvad kenasti naha sisse. Seda siis vähekene kiiremini kui kreemid, sellepärast ka see Eucerini seerum ma kuidagi tunnen, et mulle eriti hästi sobib. Ma kõigepealt näitan teile. Kui sa võtad seda nuppu, siis ta täidab selle pipeti ära. Täpselt õige kogus on siin seda sees, mis sa siis endal näole peaksid panema, et ei ole liiga palju. Sa saad täpselt selle õige koguse, pluss see lõhnab mega hästi. Üks asi, mille peale peab mõtlema, on see, et alates 25. eluaastast, nagu te juba ennevalt seal kuulsite ka, nahk hakkab kaotama enda elastsust ja sära. See on tegelikult selline igati õige seerum ja asi, mida kasutada, kui sa tegelikult juba oled 20. alguses. Ma zoomin sisse ka, te saate mu nägu siis eriti lähedalt vaadata, siis tegelikult on selline mega kerge. Look at me, I'm so shiny. See seerum siis sisaldab hyaluroonhapet ja glütsiinsaponiini. Ma võin seda valesti
hääldada, aga see siis ergutab hüaluroonhappe tootmist naha termises ja juba eos takistab siis kõikide nende selliste väikeste kortsukeste teket, mis meil tegelikult siis 20. eluaastates tuleb. Mul siin veel väga palju kortse ei ole, aga sellepärast tasubki seda juba praegu ennetama hakata. Hüaluroonhappega tooteid on siis kõige mõistlikum tegelikult hakata kasutama juba 20. eluaastates. Küll aga kui sul on natukene veel kuivem näonahk kui mul, siis tegelikult neil on samas sarjas ka selline kreem. Mul on see kreem olemas ja ma olen seda vahepeal kasutanud niimoodi, et ma panen hästi hukese kihi seda endale peale, just et ma ei paneks nagu liiga palju, et mu näonahk saaks ikkagi hingata. Kui seerum siis tegelikult tungib rohkem siis naha sellistesse sügavamatesse kihtidesse, siis kreem on see, mis aitab peal seda kaitsebarjääri teha ja kaitseb siis nahka kõikide välismõjurite eest. Look at this! Kas see aitab hoida ära ka ebameeldivaid mehi või? Välismõjurite eest kaitseb. Kuna aga praegu on hommik ja ma ise võib-olla kreemi panen rohkem õhtuti, siis ma hetkel seda endale peale ei pane, aga kreem on tõesti hea koostus siis koos selle seerumiga. Ta on pigem sellise nagu kergema konsistentsiga kreem. Ja üks asi, mida tegelikult te nägite siis minu sellest näonaha raportist ka, on siis tõesti päikese eest kaitsmine. Kusjuures see on üks parimaid selliseid näo päikesekreeme, mida mina olen kasutanud, sest et esiteks ta ei lõhna nagu tavaliselt päikesekreemid lõhnavad ja ma arvan, et mis sellest minu jaoks võib-olla kõige erilisemaks teebki, ongi see, et ta on geelkreem. Ehk siis tavaliselt, kui ma kasutan mingeid erinevaid päikesekreeme enda näonahal, siis tihtipeale nad ei imendu väga minu näonahka sisse, vaid nad jäävadki sinna peale, mis tõttu vistrikute arv siis nagu suureneb nendes piirkondades, kuhu ma olen seda päikesekreemi peale pannud. Ja kuigi tegelikult siis alates 25. eluaastast hakkavad naha siis vananemisprotsess nagu kiiremini toimima, tänu sellele, et kui sa ei kasuta tegelikult päikesekreemi, võib see juba palju varem alata, nii et alati tuleb panna korralikult päikesekreemi iga päev ja mida ma ka õppisin, ka talvel. Need on siis minu sellised must-have tooted Eucerinilt ja veel kord suur aitäh Eucerinile, et nad olid valmis minuga koostööd tegemast, et see on tõesti super, kuna ma olen tõesti nii pikalt kasutanud erinevaid Eucerini tooteid ja need on olnud osa siis minu sellistest lemmikutest toodetest, nii et see on nii tore. Ma olen tõesti väga õnnelik selle üle. Selline on siis minu näohooldusrutiin, mida mina hetkel enda näoga teen. Mina igati soovitan ka tegelikult minna sinna Benu apteeki ja lasta teha endal see näonaha analüüs ära, sest et ma sain sealt nii palju kasulikku infot, nad täpselt soovitavad sulle, milliseid tooteid oleks sinu näonahale hea kasutada, ehk siis see on väga selline personaalne. Mina võin teile siin rääkida nii palju, et mis mulle toimivad, mis on väga head asjad. Kuigi see seerum tegelikult toimib ka kõikidele näonahatüüpidele, siis on ikkagi tore minna sinna kohale, vaadata, mida nad soovitavad, mis veel võivad just spetsiaalselt sinu näonahale toimida. Nii et see oli väga selline lahe kogemus, kui ma sain sinna ka minna. Descriptionisse panen ka kogu info, kus te saate osta neid vahvaid Eucerini tooteid ka. Mulle ütles Sau mu vlogile. Särki seljas! Nii et mul on mõned videoideed võib-olla veel, mida ma tahaksin teha, nii et Not my hands challenge! Suur aitäh, et te vaatasite seda videot. Mul oli väga tore teiega aega veeta. Kirjutage mulle Instagrami, jälgige mind TikTokis ja Instagramis. Võib-olla teen mõned videod veel. Äkki tulevad ka ingliskeelsed videod varsti. Bye! Ohtlik on. Like I'm walking underwater. Like I'm walking underwater. Me võime teinekord seda teha, kui kunagi lõpub. Seda ja sul kõrvaklapi seda juhat jälle ei ole. Nope. Wow! Kas sul on uni? Excuse you.